tere tulemast siis naiste ettevõtlusjutude saatesse. Ja mina olen siis Sandra Engman ja olen selle kogukonna assistent. Ja tänases saates me räägime piiridest ettevõtluses, aga natuke võib-olla teise nurga alt kui tavaliselt. Et kui me muidu hakkame piiridele mõtlema alles siis, kui midagi on juba juhtunud, näiteks, et klient kirjutab kell 10 õhtul ja ootab vastust või siis võib-olla kokkulepitud töömaht hakkab vaikselt kasvama ja avastame, et oleme võib-olla ise hoopis kättesaadavad pidevalt ja teeme rohkem, kui tegelikult kokku lepitud sai. Mis samas ei ole ju tegelikult halb, sest et kellele siis ei meeldiks head ja vastutulelikud inimesed, aga ühel hetkel siiski võime tunda iseennast seetõttu üsna halvas kohas olevat. Ja seepärast vaatamegi täna hoopis seda poolt, et mida saab siis ettevõttena juba ette ära teha, et selliseid olukordi võimalikult palju ennetada. Ja täna ongi mul selleks spetsiaalselt külla tulnud Grete Vahter, kes on siis mõtteviisi ja aju coach ja Grete kirg on ettevõtlus, kogukond ja iseenda väärtustega kooskõlas elamine. Ja oma töös aitab Grete inimestel märgata takistusi, luua rohkem selgust ja enesekindlust ning liikuda teadlikumalt järgmiste sammude poole. tere tulemast, Grete! mul on väga hea meel, et sa oled täna meile siia külla tulnud. tere hommikust ja aitäh ilusa tutvustuse eest. väga tore. Aga ennem, kui me nüüd hakkame siis pihta meie põhiteemaga, tahaksin ma natukene, et sa Gretega iseendast meile räägiksid. Räägi siis näiteks seda, et kuidas sa üldse jõudsid ettevõtluseni ja selleni, mida sa täna teed. Ja no ma jõudsin nagu niimoodi samm-sammu haavale, et ma ei teinud otseselt sellist otsust. Ma töötasin Tallinna Tehnikaülikoolis ja aktiivsete tudengitega ja olin juhi positsioonile ja siis kuidagi seal see juhtimine on ka minu kirg alati olnud. Ja siis ühel hetkel probleemi ma nägin niikuinii, seal oli väga palju noori juhte ja mis on nende need probleemid, muidugi piirid oli üks nendest, eks ju. Ja siis ühel hetkel mulle tuli idee, et aga miks mitte neid koolitada, toetada selles. Ja siis ma nagu otsustasingi, et okei, neid ideid tuleb kogu aeg, aga kas me nende ajal tegutseme ka? Ja siis ma otsustasingi, et okei, nüüd ma päriselt tegutsen ja ma hakkasin selle kallal töötama. Aga kui mul oli selline esimene testklient, kes oli siis minu sõbranna, kes ühtlasi on ettevõtja ja tööandja, siis, siis ma sain temaga koos töötades aru, et see, mida ta vajab, oleks tegelikult rohkem coaching. Ja väga palju ma sellest ei teadnud, aga ma olin juba kokku puutunud. Aga elu kipub ikka meile tooma siis täpselt neid õigeid asju ja mulle ka tuli täpselt ühe coaching'u õppe reklaame. Ja kui ma sellega tutvusin, siis ma sain kuidagi, ma tundsin väga ära, et see on minu jaoks. Ja ma õppisin seda ja siis niimoodi järjest ma läksingi, et ma liikusin hoopis sellest juhtimise teemast coaching'u peale ja kuidagi see ettevõtjate toetamine ja naiste toetamine tuli väga loomulikult ja on mulle nagu kõige loomulikum osa. Mhm. Nii tore, et sa nagu selle välja tõid, et meil tekib tõesti väga palju kogu aeg mingeid ideid, on ju, aga tegelikult me tihti no, ei tegutse, ei võta sellest kinni, ei proovi, ei katseta. Tegelikult tõesti nii hea meeldetuletus, et miks mitte lihtsalt proovida, vaatame, mis saab, et kõik ei peagi õnnestuma, et see kõik on ju niisugune põnev kogemus. Mhm. väga lahe. aga Grete, sa nimetad ennast mõtteviisi ja aju coach'iks. räägi, mida see päriselt tähendab ja milliste teemadega siis inimesed sinu juurde sagedamini jõuavad? Need mõtteviisi aju siis on tegelikult need nimetused, mis sertifikaadid mul on.
et tegelikult sa võid ju endale igasuguse nimetuse sinna ette panna. Ma võin ka öelda, et ma olen ettevõtluse coach, ma olen transformatsiooni coach, no ükskõik mida, aga kuna ma ei ole osanud sellist mingit imelist sõna sinna panna, mis nüüd kõike ära selgitab, siis ma otsustasin jääda hetkel nende sertifikaatide juurde. Ja mida need siis tähendavad? See aju poole tähendab siis, et ma oskan justkui inimesi juhatada läbi nende probleemide või eesmärkide poole, läbi takistuste, sellest vaatenurgast, kuidas meie aju toimib. Ehk siis paratamatult selle vastu me ei saa, meie aju dikteerib seda kõike, eks ju, kuidas me toimime ja kuidas sellega siis koostööd teha, mitte selle vastu töötada, vaid sellega koostööd teha, teades siis, kuidas see töötab. Ja see mõtteviisi poole tegelikult hõlmab väga palju alateadvusega töötamist. Ehk siis mis tegelikult neid niite tõmbab, mis on meie uskumused, mis on need emotsioonid, mis meid takistavad ja sealtkaudu mul on siis üks töömeetod on mitmed erinevad alateadvuse tehnikad, millega siis saabki neid erinevaid takistusi eemaldada, uskumusi muuta, emotsioone vabastada, mis meid tagasi hoiavad. Mhm. Väga põnev teema on see tegelikult. Aga lähme siis, sukeldume siis sinna meie tänasesse nii-öelda põhiteemasse ka. Ja mulle selle teema juures tegelikult väga meeldib just see ennetamise pool, et me ei ootaks hetkeni, et kus me juba olemegi frustreerunud või väsinud või tunneme, et keegi kasutab meie vastutulelikkust ära, vaid et me ettevõtjana need asjad ikkagi varem enda jaoks läbi mõtleme ja paika paneme. Aga ma alustaks siis sellise küsimusega, et kui me räägime ettevõtluses piiridest, siis mida me tegelikult nende piiride all ikkagi mõtleme, et see ei ole ju ainult lihtsalt see mingi tööaeg ja et see, millal me kliendile vastame. Ja tegelikult on piirid väga lai teema ja me võiksime neid harusid siit palju leida, aga piirid oma olemuselt on, kui me läheme täitsa tuuma juurde, siis piirid oma olemuselt on seotud sellega, mida me iseendast arvame ja kuidas, kui palju me väärtustame iseennast ja enda panust, enda tööd, ettevõtjana siis otseselt seda, mida sa pakud. Et kui palju sa väärtustad iseenda panust ja see juba hakkab mõjutama kõiki neid aspekte. Üks on siis see, mis sa välja tõid, et see tööaeg, vastutulemine, aga see on jah, palju laiem, see läheb nagu igale poole juba, et see on seotud sellega, mida me iseendast ja oma tööst ja enda panusest arvame. Mhm. Aga miks see piiride seadmine on siis ikkagi nii keeruline, et isegi kui ma saan aru väga hästi, et mul on vaja neid nagu seada, siis miks me ikkagi ei tee seda või siis nihutame neid pidevalt? Ja nagu öeldakse, me oleme kõik pärit oma lapsepõlvest. Ja sellel on alati selline nagu sügav juur, et see on üks asi siis, mida me coaching us teeme, et me vaatame asja tuuma sisse ja saame siis nagu tegeleda kohe sellega. Ja miks need piirid ongi meile keeruline, on osalt see, mida me oleme ära õppinud kunagi vastavalt sellele, mis keskkonnas me olime, mis tingimused olid ja kuidas me siis õppisime selles ellu jääma. Ja kui me väga neid piire ei sea, ei kehtesta enda heaolu järgi, siis see tähendab, et me õppisime kunagi ära, et see ei ole oluline või selleks, et ellu jääda, on meil vaja lubada enda piire siis nagu endale lähemale või lubada teistele rohkem. Ja teine osa sellest ongi siis nagu selline hästi kuidas seda nagu bioloogiline või meile inimloomuses, et me kardame siis nagu kaotada seda armastust või väärtust teiste silmis. Ehk et me peame tulema vastu selleks, et väärida seda armastust, selleks, et väärida seda tunnustust või heakskiitu ja siis see hästi palju dikteerib seda või, ja me nagu eeldame ka, et coaching us me nimetame seda mõtete lugemiseks nii-öelda,
et me eeldame, mida teised inimesed mõtlevad, mis on nende motiivid, mida nad meist tahavad. ja kui meie piirid on nõrgad, siis suure tõenäosusega meie mõtleme enda peas palju hullemat. mõtleme sellise koletise välja, et nad tahavad meist hästi palju või teistpidi, et sellest, mida meie teeme, sõltub nende elus hästi palju. aga ma tean, et kõik, kes on nagu vähegi hakanud neid piire seadma, siis nad on puutunud kokku sellega, et peale piiri seadmist, no räägime siis pigem võõrastest inimestest, sa järsku näed, et midagi ei juhtunudki. et teine inimene kohandus lihtsalt selle järgi. lähisuhetes see on teistmoodi, seal piiride seadmine tekitab probleeme, sest inimesed on juba harjunud mingisuguse status quo'ga. aga võõraste puhul see tegelikult niimoodi ei kehti. aga jah, selleks on meil piire keeruline ikkagi seada. Mulle just tuli ka korraks ette see, et suhetes on see ikkagi natuke teistmoodi tõesti, on ju. Aga jah, ka enda kogemusest võin öelda, et tegelikult tõesti ei juhtu mitte midagi. Ainult saab minna paremaks. aga ehk siis ma saan aru, et on mingid sellised tüüpilised mõtted või hirmud, et mis panevad meid siis oma piiridest loobuma, on ju. et kas sa natukene räägiksid nendest lähemalt, et mis on need siis sellised tüüpilised hirmud ja mõtted? Mhm. Ma ütleksin, et üks selline suurim ja salakaval hirm ongi tegelikult see hirm olla tõrjutud. et meile, et ühesõnaga me nagu seame piiri ja siis tuleb välja, et meile öeldakse ei. ja nüüd me peame konstanteerima fakti, et me ei ole seda väärt. ja see on see, mis paneb meid tihti eirama neid olukordi ja neid piire seadma, sest me ei taha teada saada, et me ei ole seda väärt ja meile öeldakse ei, meid ei taheta. ja teine osa on siis see kriitika ja hinnangute saamise hirm. et sul oli niimoodi ilusti nagu välja toodud selle, et kas see on hirm kaotada klienti, aga tegelikult see on nagu veel sügavam. et see kliendi kaotamine on üks asi, aga see, mida me siis iseenda kohta justkui teada saame, see on veel hullem. muidugi on see ainult meie enda uskumuse ja me tihti ei oska ikkagi eraldada enda teenust iseendast. et kui kellelegi ei sobi meie teenuse, kas see siis midagi ütleb meie enda kohta? no tegelikult tihti enam ei ütle, eriti kui see inimene pole veel meie teenust kasutanudki. aga enda peas me paneme need kaks kokku. et see on kurb kohe, kuidas me niimoodi iseenda tee peal ees seisame tõesti ja väga-väga tuttav olukord jälle. aga, aga Grete, räägi, kuidas aru saada, et kui ma olen ise hakanud oma piire nihutama või nendest loobuma, et millised märgid võiksid sellele viidata? sellel on väga lihtne kompass tegelikult ja see on sinu enda tunne. sinu tunne ja sinu mõtted. ja kui me laseme kellelgi enda piire ületada, siis tõenäoliselt meil tekib, inglise keeles on resentment, eks ju, et meil tekib selline nagu põlgus inimese vastu. me hakkame juba temast halvasti mõtlema, me hakkame juba eeldama tema järgmiseid samme, mis siis justkui meie piire ületavad. ja kui sa juba paned tähele, et sa mõtled kellestki niimoodi negatiivselt, siis see on märk, et sa oled lasknud enda piire ületada. ja nüüd sa nagu sipled ise selle probleemi sees, selle tunde sees. et siin on hästi oluline panna tähele iseennast, et mida ma tunnen, mis mu kehas toimub, kui meil on ärevus, siis see on väga selge indikatsioon just piiride ületamisest. kui jah, meil tekib see tunne, et ma ei taha suhelda, miks ta mulle kirjutab näiteks, siis see juba näitab, et kuskil tuleb seada piire. et mul need piirid niimoodi natukene nõrgad hetkel ja midagi tuleb teha, sest et kui sa teed vastavalt enda heaolule ja sead selle piiri, sa tunned ennast hästi.
nii et selle tunde ja mõtte järgi sa saad teada. Mhm. aga kui ma nüüd olen siis sinna jõudnud, et ma saan aru, et piirid vajavad tähelepanu, siis kust nüüd üldse alustada, et millised asjad võiks siis, ma ei tea, läbi mõelda või kust alustada sellega? Mhm. No mina ütleksin, et kui meil on mingisugune teenus, ütleme, me oleme teenusepakkujad, siis ja me räägime sellest sihukesest ennetavast tööst, siis on 3 faasi või 3 etappi, kus me saame neid piire seada. Üks on, esimene etapp on kõik see, mida me avalikult hoiame, see info, mida me anname avalikult, see on meie koduleht. See on võib-olla see, mida me sotsiaalmeedias räägime enda teenusest. ja see on nagu see esimene koht, kus me saame neid piire juba paika panna. Millist klienti me kõnetame, kellele me turundame, mis on meie hinnad, mis on meie tööaeg võib-olla, mis on meie teenuse tingimused, see kõik saab avalikult olla ja see on meie esimene barjäär. Teine on siis see info, mille me saadame kõigile automaatselt, siis kui nad kas tunnevad huvi meie teenuse vastu või tulevad meile kliendiks. No oletame, et keegi ostab meie veebilehelt mingi toote, siis tõenäoliselt läheb automaatselt talle mingi info ja, või siis meilitsi saadad kindla info alati, mis on muutumatu. See on see teine barjäär. Ja kolmas on siis see otsekommunikatsioon, kui tuleb uus klient, et mis kokkulepped me teeme. Ja nii, mis su küsimus oli, jah? Nüüd tuleme korra selle juurde tagasi, jah? ja et kust alustada nende piiride seadmisega, on Mhm. ju. Just, et siis alustada peakski sellest alustama, et sa vaatad üle need enda 3 etappi ja kas sa tead, mis on kliendi teekond, kas sa tead, mis on sinu need tingimused, kas sa tead, mida sa täpselt pakud, kas sa tead, mis on hind ja kas teised ka teavad seda, kas sul on need 3 viisi paigas, kuidas sa neid edasi annad, sest et kõige hullem osa meie kõigi jaoks on see otsekommunikatsioon. See on see kõige raskem osa. Kui meil on piirid natukene kehvad, siis me tõenäoliselt kardame suhelda kõige rohkem. Aga natukene lihtsam on teha neid teisi asju. Ja mõnikord on ka see raske, sellepärast et meil on enda peas hästi palju neid eelduseid ja uskumusi et sellisel juhul, noh, ma võin öelda, et kellegi teisega, näiteks coach'iga koos neid läbi vaadates on lihtsam saada see õige perspektiiv. aga jah, et see on see koht, kust võiks alustada, et kas sa ise tead neid asju, kas sul on need selged, kas sul on need kuskil kirjas. sellepärast, et kui sul on need kuskil kirjas, siis sul on endal emotsionaalselt lihtsam, kui sa pead iga kord neid tuletama, iga kord neid uuesti otse kommunikeerima, siis sa iga kord algatad endal selle hirmu ja ärevuse jada. Ma loodan, ma Mhm. vastasin küsimusele. jaa, väga head mõtted. aga siis on see, et kuidas neid piire kliendile kommunikeerida niimoodi, et need oleksid selged ja samas nagu suhtlus ei muutuks hiljem selliseks jäigaks ja ebameeldivaks kuidagi. et kust üldse jookseb see piir selle hea paindlikkuse ja siis järeleandmise vahel? See väga ilusti küsitud, et kus see piir jookseb. Ja mina küsin, et kas keegi peaks üldse tegema asju, mida ta ei taha teha. Et kas me peame olema nagu vangid, kas keegi sunnib meid, et eriti kui me oleme ettevõtjad, miks me seda teeme? Me teeme ju sellepärast, et me tahame midagi pakkuda, me loome väärtust. See on see meie asi, see on meie unistus, meie panuse, meie energia. ja me kipume seda unustama. ja sealt jooksebki piir, kus oled sina, kus on sinu heaolu, sinu väärtus, see, mida sina annad. et justkui paneme selle krooni peas uuesti sirgeks ja siis me tajume seda piiri ka paremini. Ja jah, nüüd mul läheb alati mõte niimoodi rändama hästi palju.
ütle nüüd uuesti see küsimus jälle. ja see teisele osale sa vastasidki juba ära, aga esimene osa oli see, et kuidas kommunikeerida Kommunikeerida, neid jah ja just. just tuli meelde, Mhm. et siin on selline, ehk siis tea enda piire oli see point sellele esimesele poolele ja et vaata, kas sul on endal teada need asjad, mida sa pakud tegelikult, sest et sa ei pea minema üle selle, mida sa pakud. See on ka asi, mida me kipume unustama. Ja teine asi on siis, et kuidas me saame kommunikeerida seda nii, et see ei oleks meile ebamugav. Sest et see on ka jälle see eeldamise osa, kui piirid on meile keerulised, eks ju, siis meile tundub, et igasugune piiride kommunikeerimine kokkulepetes on midagi hirmsat või halba. Aga tegelikult on see tavaline suhtlus, normaalne kokkulepete suhtlemise osa, aga ma toon välja, mis teeb selle lihtsamaks. Ja lihtsamaks teeb selle enda piiride või siis kokkulepete tegemine küsimuste teel. Muidugi meis kõigis tekitab sellist ebamugavust, kui me peaksime kellelegi ütlema, et muide, ma töötan sellest kellaajast selle kellaajani või et mina tahan suhelda ainult meili teel. Aga muuda see küsimuseks, et kuidas sinul on kõige parem suhelda edaspidi, näiteks selle projekti raames, et mina ise eelistan meili, sa võid seda siis öelda, enda eelistuse sinna, või kui sa tahad jälle teda suunata, et see oleks, kokkulepe oleks sinule sobiv, siis anna talle valikud, et kas meili teel, Messengeris, see on natuke nagu lastega, eks ju, et annad valikud ja siis tal on lihtsam nagu nendes raamides toimetada. aga küsimused aitavad sul tuua fookuse sellele piirile, mida sina tahad, et saaks seatud, mis saaks teie kahe vahel selgeks. ja samas see on hästi viisakas ja samas on temal võimalus vastata ja ta ei tunne seda kuidagi, et tema piire nagu ületatakse, vaid temalt küsitakse, tema saab vastata ju. nii et see on hästi hea selline nipp, et küsi küsimusi ja. Sihuke nagu hea väike peidetud selline Mhm. peidetud selline variant, okei okay,, väga lahe, väga head mõtted. aga, aga mida siis iseendaga teha, et ma võin ju kliendile öelda või nagu selle paika saada, on ju, et pärast kella 6 ma tõesti ei vasta, aga siis istun ikkagi kella 10 või kella 10 õhtul telefonis ja vastan talle, et kuidas iseenda seatud piiridest kinni pidada. ja siin sa tood tegelikult välja selle perspektiivi, mida ma tahan, et me kõik saaksime. sest me kaldume ju mõtlema, et teised inimesed ületavad meie piire. aga tegelikult meie ületame enda piire. kui me laseme teistel enda piiri ületada, siis see tegelikult tähendab, et meie ise ületame enda piire ja need on samad inimesed, kes iseenda piire ei austa. see on fakt. et siis, kui sa tunned, et sul on teistele keeruline piire seada, siis hakka vaatama, kus sa austad enda piire. ja see kõik ongi seotud selle iseenda väärtusega. nii et tuleb sellega kindlasti nagu tegelema hakata. pane kasvõi kirja, mille poolest sinu teenus on väärtuslik, mis väärtust see loob. või pane kirja, mida sa oled saavutanud, mida teised inimesed, mis head asja saavad teised inimesed tänu sellele, et sina oled olemas või et sa pakud seda teenust. et hakata kasvatama seda eneseväärtust ja näha seda selgemini. see on see üks pool. see on see põhi, see tuum. aga kuidas siis praktilises maailmas seda teha? no nüüd siin ongi see, et kui teine inimene ületab meie piiri, no kujuta ette, et sa oled kodus, keegi tuleb su ukse taha ja ta jääb koputama, ta ei lähe ära, siis tema ületab sinu piiri. sa pole seda küsinud, sa ei taha seda. aga kui keegi kirjutab sulle kell 10 õhtule ja sina vastad talle, sina avad selle,
sõnumi, kas tema ületab sinu piiri või sina ületad enda piiri. tegelikult ju sina ületad enda piiri, sellepärast et ja minu meelest sa ütlesid enne, tutvustuses sa veel ütlesid sellise lause ja ootab vastust, mis on otseselt eeldamine. Me eeldame, et teine inimene ootab vastust. kohe. kuigi, absoluutselt, kuigi tegelikult kõik inimesed töötavad võib-olla erineval ajal, mõtlevad nendele teemadele erineval ajal ja neil on täiesti õigus kirjutada sel hetkel, saada enda peast see välja. ja ainult meie saame siis otsustada, millal meie sellega tegeleme. ja muidugi see tekitab ärevust. me näeme, et see sõnum tuli ja siis meil peas hakkab kindlasti käima see, et no tõenäoliselt mingi suur tulekahju on ja nüüd on vaja kohe reageerida. ja siis me avame selle ja siis me võib-olla saame aru, et ei peagi kohe reageerima, aga nüüd ma olen juba avanud selle, mis ma teen tuleb Väga tuttav ette, tuttav, jah? väga tuttav. Ja siin on kaks asja. Üks, palun võtke teavitused maha. See on esimene piir, mida me saame teha. Et mina näiteks, mul ei ole õrna aimugi, millal mulle mingid meilid tulevad. Sest et selleks, et vaadata meile, ma pean päriselt minema enda mailbox'i. Aga väga paljudel inimestel tulevad need meilid otse telefoni ekraanile, otse kella peale ja siis neil tekib see ärevus, et neil on vaja kohe tegeleda. Ja ma tean, et see teavituste mahavõtmine võib tunduda ka hästi hirmus. Aga absoluutselt kõik inimesed, kes on seda teinud, on öelnud, et see on nende elu ainult paremaks teinud. Nii et sa võid enda jaoks mõelda, et ma proovin seda nädal aega. Ma teen eksperimendi. Proovi nädal aega, et sa võtad need maha ja vaata, kas sa tahad neid tagasi panna. Vaata, kas su elu jäi täiesti katki. Ja teine asi on siis, et no oletame, me ei taha seda maha võtta või inimesed kirjutavad meile Messengeris. Aga samas seal sa suhtled niikuinii võib-olla vabal ajal ka inimestega. Ja sa teed selle lahti. Okei, sul on võimalik eirata seda ja avada see chat alles siis, kui sa tööd teed järgmisel päeval. Aga oletame, et sa avad selle juba. Siis meie peas läheb ka kohe tööle see mõte, et me peame kohe tegelema probleemiga. Tegelikult inimesed ei oota tihti kohe probleemile lahendust. Nad ootavad seda, et nad teavad, et neid on kuuldud. Teadmatus on inimeste jaoks kõige sellisem hirmutavam asi. Ja siis sa oled selle chati avanud ja siis sa vastadki lihtsalt, millal sina saad sellega tegeleda. Näiteks, et ja okei, et ma vaatan homme seda. Ja suure tõenäosusega, kui see on kell 10 õhtul või ma ei tea, 8 õhtule, siis tema jaoks on see täiesti okei. Sina paned endale kirja, et sa tegeled sellega järgmisel päeval ja sa oled juba seda nii-öelda ohtu, mis su peas on, eks ju, sa oled juba seda hajutanud. Väga head nipid. Ma ise olen ka juba, ma isegi ei mäleta enam, mis ajast saadik mul on need teavitused maas tõesti telefonist, et nii meilid kui kõik Messengerid ja asjad. ja on palju-palju rahulikum kindlasti. teine asi on täpselt ja see, nagu sa tõid välja, et mõned kliendid on ka Messengeris, kus ma muidu vabal ajal ikkagi ka suhtlen ja käin. aga siis väga hea nipp on tõesti see, et kui sa selle ikkagi sõnumi avad ikkagi enda rahustuseks, siis lihtsalt vastata, et kas või jah, et ma sain su sõnumi kätte ja kas või see, et ma vastan sulle homme näiteks, kui mul on tööaeg või midagi sellist, et aga vähemalt on jah, see natuke süda on rahulikum, tõesti midagi ei põle ja midagi ei ole plahvatanud kuskil, et ei pea kohe tormama. Ja väga ma korra veel küsin sinult, teeme niisuguse väikse testi, et meie ka suhtlesime ju Messengeris selle laivi osas. Et kui mina sulle kirjutasin, mis tunne sul oli, kas sulle tundus, et sa pead kohe vastama mulle või kuidas? ja see on alati niimoodi ikkagi, sest mu töö on ka kogu aeg nagu selline, et tihtipeale on kliendid, et tegelikult või noh, enamasti ei olegi nii, aga vahest või noh, mõni klient on olnud selline mul siin nende aastate jooksul, kes ootab, et ikkagi reageeriks ka nagu päriselt kohe. Aga, ja siis see on kuidagi sisse jäänud, kuigi see ongi tegelikult väga väike võimalus, et midagi hullu on ja kohe peab tegelikult jah, vastama ja reageerima. aga see tuleb alateadlikult, see väike ärevuse tunne sisse ja et peaks nagu piiluma ikkagi kohe jah.
ja nüüd mina siis hajutan sinu hirmu, öeldes, et ma kordagi ei eeldanud, et sa kohe vastad. ja ma isegi ei mõtle sellele, et millal vastus tuleb. ma olen enda poolt ära öelnud ja siis mina tegelikult tegelen enda ülejäänud eluga. täpselt on ju, ja mul endal on samamoodi, aga huvitav jah, et me niimoodi seda nii enda vastusele keerame, et tõesti, miks ma ei võta seda enda järgi, et tegelikult ongi nii, et ma ju lihtsalt panengi enda mõtte kirja sellel ajal, kui see mul on ja mul oli võimalus seda teha ja ma Mhm. lähengi tegelikult ju oma päevaga edasi, on ju. et jah, see on väga huvitav. aga mis saab siis, kui piirid olid paigas, aga klient või koostööpartner ikkagi hakkab neid siis nii-öelda nihutama, et kuidas siis ikkagi reageerida juba selles olukorras, enne kui siis ikkagi lõpuks midagi võib-olla mu sees plahvatab või, või selline pahameel nii-öelda kuhjunud on? Mhm. Esimene asi, mida teha, on kontrollida, kas sa ikka seadsid selle piiri. see on väga tavaline, et meie enda peas oleme midagi otsustanud või et mis meile sobib, mis meile ei sobi ja siis keegi teeb teisiti ja meile tundub kohe, et okei, meie piir on ületatud ja mõnikord me oleme täiesti kindlad, et me ütlesime seda, me tegime selle kokkuleppe ja siis hakkad vaatama neid kirjavahetusi ja tuleb välja, et seda pole seal. nii et see on esimene asi, mida teha. see juba lahustab sinu enda viha või pahameelt ka, kui sa saad teada, et tegelikult teine inimene polegi milleski süüdi ja siin on ka selline selge osa siis see, et kokkulepped peaksid olema kirjalikud. sest kui need on ainult suulised, siis esiteks me ei saa kunagi teada, mis kokkulepe oli ja me ei saa kunagi tagantjärgi seda kontrollida. ja teiseks, meie mälu muudab väga palju infot. inimesed hakkavad infot enda peas muundama selle järgi, mis neile sobib. nii et sellepärast on oluline tegelikult kirjalikult panna need kokkulepped kuskil fikseerida. isegi siis, kui suuliselt sai tehtud, siis tagantjärgi saada näiteks meile. et ma veel kordan üle, mis me siis kokku leppisime. ja kui sa siis kontrollid üle ja tuleb välja, et sa pole seda kokkulepet tegelikult teinud, siis on täiesti okei seda teha edaspidi. ja kasutasin jälle seda küsimuse varianti, et ma toon näite. kas sulle sobib, kui ma edaspidi saadan, ma ei tea, selle ülevaate igal esmaspäeval? see on nüüd see piir, mida sa tahad tekitada, mida sa enne ei tekitanud. ja sa küsid seda niimoodi, et kas sulle sobib nii või näiteks lisada sinna juurde selgituse, et sest mul on siis kõige parem seda teha. ja tegelikult see, et inimeselt küsitakse, tõenäoliselt tuleb su piirile väga ilusti vastu ja probleem on lahendatud. kui me nüüd räägime olukordadest, kus kokkulepped on tehtud ja ikka neid piire ületatakse, siis kas sa tead, mida tähendab selline väljend hall kivi? et ei mängi halli kivi. mm. hall -mm. kivi on siis, kui sa ei lase ennast mõjutada sellest, mida keegi ütleb, mida ta teeb. sa lihtsalt oled neutraalne ja sa ei reageeri. et kui inimesed nagu provotseerivad sind, siis sa lihtsalt ei reageeri. et kui sa ei taha mängida seda halli kivi ja ignoreerida ja teha enda järgi lihtsalt, tõenäoliselt kui piirid on keerulised, siis me ei taha seda teha, siis, siis pehmelt suuname tagasi piiridesse, kokkulepetesse. ehk ärge üldse kartke seda teha. sellepärast, et ma olen näinud inimesed, kes on kõrgetel positsioonidel, nad ei karda sellist asja üldse teha. et oletame, et keegi kirjutab sulle meili mingi pika asja, mida on vaja teha. olgugi, et te peaksite tegelikult meili teel suhtlema. ja siis sa vastad ainult ühe asja. palun pane meili. mida sa teed sellega, on see, et sa suunad teda pehmelt tagasi kokkulepetesse. ta peab meelde tuletama seda kokkulepet. nüüd me kardame, et võib-olla talle ei sobi see. okei, aga kui kokkulepe oli tehtud, siis ta meenutab endale seda, siis tal tuleb meelde ja ta ei saa tegelikult mitte midagi teha. sisuliselt on ta lõksu aetud.
ja kui sa tahad, sa võid sinna panna selgituse järgi. palun pane meili, siis mul ei lähe meelest sellega tegeleda. väga lihtne, eks ju. ta võib seda kopeerida meili, ka pole probleeme. aga me oleme teda suunanud. Siis täpselt samamoodi, mida me juba ütlesime, on see enda järgi vastamine. okei, teine inimene tahab midagi, aga sina mõtle, kas see on kokkuleppe osa. kui see ei ole kokkuleppe osa, siis sa saad tuua välja, mida sa saad pakkuda. sa ei pea automaatselt nõustuma, see on jälle see asi, mida me peame enda peas meenutama, me ei pea automaatselt nõustuma. meie pakume teenust, tuletame meelde, mis on meie teenuse osa, mida meie jaoks on mugav pakkuda ja siis toome selle välja. et ma saan teha seda. tema võis öelda, et palun too mulle Argentiinast see mingi asi ära. sina saad öelda, ma saan sealt Eestist, ma ei tea, Rocca al Marest ära tuua selle asja ja vaata, mis ta siis vastab. ja samamoodi on see, et millal sa midagi ära teed. ütledki, ma tegelen homme sellega. jälle sa suunad pehmelt tagasi kokkulepete juurde, ta peab meenutama kokkuleppeid. juhul, kui te panite tingimuseks, mis on sinu tööajad. nii, siis on veel selline väike nipp. kui oletame, et inimene tahab sinust rohkem, kui on tegelikult teenuse osa ja see ületab sinu piiri, siis esiteks mõtle jälle, kas see on sinu jaoks okei või mitte. kuula seda enda tunnet, enda mõtet, et kas sinu jaoks see on täiesti okei, on see okei lisatasu eest või see ei ole üldse okei. ja sa tunned, et sa hülgad iseennast, kui sa ütled jah. nii et see on see sinu esimene orientiir, mida sa tunned, mis mõtteid see sinust tekitab. ja kui sa nüüd tahad talle vastu tulla, aga samas, et ikkagi oleks nagu mingid selged kokkulepped või tingimused, siis sa võid esimese vastutuse panna tema peale. näide, et jaa, ma saan teha sulle selle asja, saada mulle mingi X info. ja nüüd teine pool vastutab enda soovi eest täpselt samamoodi. ja sina ei tee enne mitte midagi, kui tema on enda tingimused täitnud. selleks, et sina üldse saaksid teda aidata. nii et see on selline väike nipp, pane vastutus tema peale ka. väga paljud inimesed, kes tahavad lihtsalt, neil tekivad uitmõtted võib-olla ja siis nemad käivad neid sulle välja, nad üldse ei mõtle, mis on realistlik või mitte, eks ju. Need inimesed ei taha ise vaeva näha ja need inimesed hakkavad mõtlema alles siis, kui nemad ise peavad ka midagi tegema. ja ühtäkki võib see mõte tunduda neile mitte enam nii, mitte nii atraktiivne. aga mõtle, kui palju sina oleksid näinud vaeva lihtsalt selle uitmõtte pärast. nii, ja siis on näiteks selline olukord, et mida sa vist ka tõid välja, et oletame, et inimene suhtleb sinuga ikka edasi ja kuigi projekt on juba läbi ja ta tahab sinust veel ja veel, siis see, mida sa saad jälle ette teha, on juba varem välja tuua, kui kaua sa pakud tuge peale projekti, peale koostöö lõppu. ja eeldus on, et see viga või need lüngad ei ole sinupoolsed. sest et kui sina oled enda poolt andnud näiteks juhised, kogu info, mis on vajalik, aga ta lihtsalt ei reageeri või ei loe seda, siis sa saad alati teda suunata sinna, sa oled enda poolt teinud kõik ja siis sa vastad ammendavalt. mida me ei tohi siis teha, on kogu aeg lahtiseid lauseid või küsimusi jätta, mis seda vestlust edasi viivad. muuseas, me ju ei taha seda. et sellisel juhul me peame vastama ammendavalt, suunama inimest. ja kui need küsimused on muidugi õigustatud, et sinu teenuses ongi lüngad ja sul ei oleks seda infot kuskil leitav, siis muidugi, siis tulebki vastata ja siis ma soovitan endale alati välja tuua, mis need lüngad on, nii et sa saaksid need parandada ja järgmine inimene ei peaks küsima ja sa ei peaks tegelema nii pikalt sellega. Mhm.
aga selline küsimus on ka veel või nagu selline mõte, et meie ilmselt paljude üks kõige suurem hirm on ju, et kas sa oled näinud ka seda või kui palju, et see piiride seadmine ongi tähendanud seda, et mõne kliendi või koostööga tulebki hüvasti jätta. Jaa, mina olen enda töös ja nii veider, kui see ka ei ole, siis ma olen just kliendina või siis ühe selle koostöö osapoolena puutunud kokku sellega, et teine inimene ja tõenäoliselt on temal siis väga nagu keeruline piire hoida ja ta on juba jõudnud sinna kohta, kus, kus ta ei suuda enam üldse funktsioneerida tänu sellele, et ta ei taju enda piire. Ja siis tema lihtsalt kaob. Nii et ma olen see pool täiesti olnud, kus inimesed, et meie kardame, et me peame võib-olla mõne koostöö lõpetama, sest et ta ei austa meie piire, aga väga paljud inimesed kaovad lihtsalt. Et see on ka reaalsus ja see näitab juba päris sellist sügavat probleemi tegelikult, et inimene isegi ei suuda ennast nagu väljendada. Miks ma ütlesin, et see otsekommunikatsioon on kõige hullem. Et kui piirid on keerulised, siis meil on raske kommunikatsiooni hoida selgena, konkreetsena. Ja kui sa nüüd oled ikkagi see poole, kes omalt poolt teeb justkui kõik hästi või tuleb liiga palju vastu, no siis mõtleme kõigepealt kõigele, mida me täna juba oleme rääkinud, et me ise ületame enda piire. Täiesti okei on koostöö keskel uued kokkulepped teha. Kui sa nüüd ühel hetkel saad aru, et ma ei suuda nii palju teha, siis kommunikeerid seda. Kõige alus on kommunikatsioon. Aga kui me räägime siis äärmuslikest olukordadest, kus miski ei aita, noh, sisuliselt me räägime justkui nagu pahatahtlikest inimestest, mis tegelikult ei ole tavapärane. Aga oletame, et on pahatahtlik inimene, muidugi võib koostöö lõpetada. Kui sa ei ole mingile isegi lepinguid saab ju üles öelda, kui need on tehtud mingitel tingimustel. Et sul peavad ikkagi olema faktid ja sa pead kommunikeerima. Üks asi, mida ma nägin juhtimisel hästi palju, on see, et inimesed näiteks ütlevad, et keegi käitus nendega halvasti või keegi ületab nende piire. kui sa küsid, kas sa oled talle öelnud, kas ta teab, et ta ületas su piiri, siis vastus on tavaliselt ei. Ehk siis me ei ole isegi öelnud ja väga tihti, kui me seda päriselt inimesele ütleme, siis me saame aru, et seal ei ole pahatahtlikkust ja inimene ei saanud arugi, et ta ületab sinu piiri. tema nihkus nii palju, kui sina lubasid. ja me peame aru saama, et inimesed tegutsevad vastavalt sellele, mida nemad vajavad ja tahavad. Ja kogu see maailm käitubki nagu selle järgi, et okei, sina tuled siiamaale, mu piir on siin. Kui mulle ei meeldi, et sa oled mulle nii lähedal, siis ma nihutan sind natuke kaugemale, siis sina kohendad ennast selle järgi. nii et võib-olla kõige olulisem, mida siin mõelda, on see, et mitte eeldada, et teised inimesed on halvad, vaid aru saada, et meie õpetame neid, kuidas endaga käituda ja võib-olla nad on täiesti õppimisvõimelised ja võib-olla nad täiesti aktsepteerivad su piire, kui sa neid kommunikeerid. Täiega nõus. Nii palju väga häid selliseid praktilisi mõtteid on siin täna olnud ja ei hakkaks vaikselt seda teemat kokku võtma ka. ja selle kokkuvõtmiseks tegelikult küsiksin sellise küsimuse veel sult, et kui mõni meie vaataja näiteks siin sai selle vestluse käigus aru, et tema piirid on ka praegu üsna hägused või siis võib-olla ka olematud, siis mis oleks see üks asi, mida sa soovitaksid tal juba täna siis enda jaoks ära teha või paika panna? üks asi, ma arvan, üks lihtne asi, noh, lihtne, lihtsad asjad on ka tihti keerulised, siis on läbi mõelda, mis on need põhilised probleemid või võib-olla, mis on siiamaani tekkinud. Läbi mõelda see kliendi teekond ja vaadata, kas sul on need asjad kirjas.
kas sul on need sinu veebilehel kirjas, kas need on sul kasvõi endal märkmetena kirjas, et oletame, et tuleb uus klient ja mis kokkuleppeid sa kindlasti tead, et peaks tegema. Sest et, ja siin olen mina ka see süüdlane, et ma väga tihti jooksvalt mõtlen, mida ma siis pean kokku leppima temaga. Ja vot siis lähevad asjad meelest ära. aga teha see eeltöö, panna enda tingimused kirja või kasvõi kui sa ei ole sedagi läbi mõelnud, et oletame, et mis on hind või milliste klientidega sa tahad töötada või kellele sa ei taha kindlasti teenust pakkuda. mõtle need välja, pane kirja. ja kui sul on need kirjas, veel parem, kui sul on need avalikult kirjas, siis see aitab sul juba filtreerida, et sinu seda stressi vähendada kahel rindel. esiteks, need kliendid ei jõuagi sinuni, kellele ei sobi siis see. aga teiseks, sul on lihtsam sellele toetuda iseenda sees, et mingid asjad on paigas ja on selgus versus siis kaos. väga hea mõte. aga enne kui me siin päriselt täna lõpetame, siis Grete, räägi ka sellest, et millega sa täna inimesi toetad üldse ja millised võimalused on sinuga koos töötamiseks, et kui keegi tundis siin, et tahaks nende teemadega nüüd põhjalikumalt tegeleda. kas sul on ja võib-olla ka mõnda mingit programmi või koolitust või mingit sellist võimalust tulemas? No minuga saab teha coaching'u sessioone nii ühe korra kui ka siis selline pikem teekond. et kui nüüd keegi tunneb, et tahaks kellegagi maha istuda ja saada paika need asjad, ka see on tihti inimestel keeruline, et enda peast üldse see selgus välja saada, siis saab tulla sessioonile või kui sa tead, et juba mingi probleem on või see takistus, siis coaching'u sessioonil me saame vaadata selle sisse ja selle takistuse vabastada, et siis oleks nagu lihtsam edasi minna, nii et seda piiriprobleemi enam nii tugevalt ei ole. aga minu suur fookus praegult on ka minu kogukond, kus meil ongi siis ütleme naisettevõtjad või ettevõtlikud naised, et see võib ka olla mingi projekt, mida inimene teeb, et ei pea otseselt OÜ-tama. aga ja, et mul on kogukond, me kohtume iganädalaselt Zoomi kõnes ja siis me tegelemegi teemadega, mis on ettevõtjana aktuaalsed, eriti naistena, see kogukond on naistele. ja siis jagame enda mõtteid, saame uut perspektiivi, anname üksteisele sisendit, toetame üksteist ja väga palju on tõesti nagu sellist väärtust loonud minule endale ka, aga kõikidele teistele, kes seal on samamoodi. et siis see on kindlasti koht, mis aitab ka nagu igasuguste hirmudega tegeleda. ja jah, et hetkel mul mingit lisakoolitust või programmi ei ole, et küll mõtlen selle peale, et teha võib-olla väike selline kahetunnine mastermind, kuidas panna kokku endale sobiv selline kalender või struktuur töö jaoks, sest kogukonnas me terve augustikuu just tegelesime selle teemaga. aga see on veel selline mõttetasandil. Ma vaatasin ka ennem su kodulehel ringi, panin Grete lingid siia kommentaaridesse ka, et see kogukond tundub selline väga mõnus ja äge, millest nagu osa võtta või osaline olla. aga Grete, aitäh sulle selle põneva vestluse eest. tõesti, mina sain ise ka siit palju häid mõtteid juurde, ma isegi pean selle vestluse üle vaatama veel, et see on väga-väga selline vajalik ja kasulik teema meile ettevõtjatena, midagi ei ole teha. on küll, ma tean. minul Mhm. endal samamoodi ja võin öelda, et harjutades läheb lihtsamaks. ja võib-olla, mis mind aitab, aga tegelikult teid ennast saab ka see aidata, on see mõte, et mina pean olema teistele eeskuju. et Mhm. mina ju ka näitan seda ja kui sina mõtled samamoodi, et sina pead ju näitama eeskuju teistele, et sa tead, et see on kõigile raske, siis see aitab sul ise paremini seda kehastada.
jaa, just. ja võib-olla ongi siit niisugune hea küsimus täna meie kuulajatele ka, et mida endalt küsida, et kas minu ettevõtlus on praegu üldse ehitatud nii üles, et see arvestab minu enda vajaduste ja piiridega. et see tasub kindlasti üle vaadata. aga aitäh kõigile ka, kes meil siin täna kaasa kuulasid. küsimusi meil täna ei tulnud. ja jah, ja Grete lingid ma panin siia kommentaaridesse ja lisan siia laivi alla ka veel pärast eraldi juurde. ja aitäh, Grete, ja kohtume siis teistega juba jälle järgmises ettevõtluse jutuse saates. aitäh, Sandra! tšau.